Tere! Mina olen Tartu Ülikooli rakendusliku kaugseire professor Anu Noorma ja räägin teile, miks satelliitidelt maa seiramine meie kõigi jaoks vajalik on. Tegelikult kosmosetehnoloogia ja maapealsed rakendused hõlmavad palju laiemat skaalat kui ainult maaseire. Me kõik teame hästi satelliitpositsioneerimisega seotud asukohapõhiseid teenuseid ja ka telekommunikatsiooniteenuseid, kus satelliitide abil transporditakse televisiooni, raadio ja interneti võimalused maakera igasse punkti. Satelliitkaugseire on tegelikult väga mitmekesine ja kaugseiret on võimalik teha ka lennuvahenditelt, droonidelt või maa peal olevatest tornidest laevadega. Lisaks sellele, et meil on sensor, mis mõõdab signaali maa pealt, on tegelikult kaugseire kasutamiseks vaja tervet rida muidki tehnoloogilisi elemente. Loomulikult raketid, maapealne infrastruktuur juhtimiseks ja signaali vastuvõtmiseks. Andmed me peame salvestama, koguma arhiividesse, neil peavad olema vajalikud kasutajaliidesed. Kõik andmed on vaja siis kontrollida, kalibreerida, siduda konkreetse geograafilise asukohaga maal. Neid tulemeid tuleb ka omamoodi töödelda niimoodi, et kasutajad saaksid nendest aru. Aga kõige selle taga on kindlasti riikidevahelised kokkulepped, tegevus peab olema seaduslik ja me peame täpselt teadma, mida me õieti tahame saavutada. Inimkonna ees on praegu väga palju suuri väljakutseid ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt on tuvastatud terve hulk. Panin siia kirja mõned. Kindlasti olete palju kuulnud globaalsetest kliimamuutustest. Ka maa, meie oma planeet, on dünaamiline. Meil on maavärinad, vulkaanid purskavad, suured üleujutused. Keskkonnaprobleemidest oleme kõik kuulnud, õhukvaliteedi halvenemist, magevesi pole kõigile kättesaadav, ookeanid saastuvad, metsade üleraiumise tagajärjel ähvardab maad kõrbestumine, mullaviljakus on langemas, bioloogiline mitmekesisus väheneb. Aga väga palju on probleeme ka sellega, et kas meil veel aastate pärast on juurdepääs meie peagi lõppevatele energiavarudele. Praegu on meil käimas globaalne epidemioloogiline kriis ja see võib sageneda. Ka meie maakera rahvastik vananeb, selle demograafiline struktuur muutub. Me sõltume väga palju tehnoloogiatest, erinevatest keemilistest ainetest, keemilistest protsessidest, materjalide kättesaadavusest. Selleks, et nende globaalsete väljakutsetega hakkama saada, on ka Eestis vastu võetud värskelt Eesti kosmosepoliitika ja kosmoseprogramm just selle mõttega, et oleksid võimalikud pikaajalised riiklikud investeeringud tehnoloogiasse ja taristusse ja kuidas neid investeeringuid siis ka efektiivselt ära kasutada, et Eesti oleks ka tulevikus tubli edukas riik. Ja sellise inspireeriva tipptehnoloogia ja kosmoserakenduste juures on Eesti väga tugevaks partneriks Euroopa kosmoseagentuur. Ja see võimaldab Eestil olla siis majanduse mõttes kiirelt arenev, digitaalne, loodussäästlik ja samal ajal siis arendada ka meie noori selliselt, et teadmiste hulk kasvab ja meie tegevus vastab ühiskondlikele eesmärkidele. Euroopa Liit on maaseire jaoks käivitanud mahuka Copernicus-programmi ja Copernicus-programmi eesmärgiks on siis siduda kosmoses asuv taristu, satelliidid, maapealsed mõõtmisjaamad, väga mahukad, keerukad analüüsimeetodid ja mudelid ning kasutajate vajadused. Kosmoseprogramm Copernicus toimib juba üle 10 aasta ja selle raames on loodud väga mitmed kasutajatele suunatud teenuskompleksid. Koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga on loodud 6 erinevat Sentinel-seeria satelliidi tüüpi
ning aastast 2014 esimesed on juba üleval ja kuni aastani 2040 on plaanis siis ellu rakendada 24 satelliiti, mis maa ümber tiirlevad ja pidevalt edastavad informatsiooni maa seisundi kohta. Copernicus programmi Sentinel satelliitidele lisaks on paljudel riikidel ka oma satelliidiprogrammid ja ühiselt püütakse leida järjest uutele probleemidele ja väljakutsetele lahendusi. Ka Eesti aitab omalt poolt siin kaasa ning aastal 2019 avati ka Eestis Maa-ameti juures satelliidi andmete keskus EstHub. EstHubi andmetele on juurdepääs kõigil. Nii teadusasutused, riigiametid kui ettevõtted saavad EstHubi kaudu juurdepääsu Copernicuse satelliidi andmetele ning kasutada neid siis oma eesmärkide päraselt. Lisaks EstHubi kaudu andmete nägemisele on võimalik mahukates serverites ka andmeid töödelda. Ja selle lisatud lingil ongi siis tutvustav materjal, kuidas Maa-ameti EstHubi juurde endale juurdepääs leida ja mida nende andmetega võiks kõik pihta hakata. Aga loomulikult on Eestil olemas ka muid andmeallikad ja ma usun, et õpilastele tuleb hästi tuttav ette Eesti esimese satelliidi EstCube-1 teema, kui EstCube-1 ka pildistas maad. See on siis väike mosaiik nendest piltidest, mida EstCube'i 2-aastase missiooni vältel õnnestus koguda. Loomulikult oli EstCube selline tudengite haridusele suunatud tehnoloogiline demonstratsioon, et tõesti Eestis me oma jõududega suudame ehitada satelliiti ja sellelt ka kasulikku informatsiooni saada. Selleks, et inimkonna ees seisvaid suuri ülesandeid lahendada, on hästi oluline teha riikide vahel koostööd. Ja näiteks sellel pildil, kus on NASA satelliidi pilt maast ja see väiksem taevakeha seal kõrval on Kuu, selline satelliit võimaldab ööpäevas iga 10 minuti järel saada tervikpildi maast, maal atmosfääris toimuvatest protsessidest ja edastada seda siis ka maale. Ja juhtumisi aeg-ajalt juhtub, et selle satelliidi vaateava ette jääb ka siis maast mööduv Kuu ja pildil on siis tegelikult Kuu tagumine külg, mida me maa pealt mitte kunagi ei näe. Satelliidi andmete järgi on võimalik meil saada infot väga erinevatest maa peal toimuvatest protsessidest, näiteks lume- ja jääpaigutus. Loomulikult me ei näe jääd väikeste tükkidena väikestel veekogudel, aga selle eest saame satelliidipildiga katta väga suure ala ja niimoodi saada infot suurema ja ulatuslikuma jaotuse kohta. Suvistel piltidel on selgelt eristatavad veekogud, rohelisega maapinna ja taimestikualad ja need valged alad, seal ei ole nüüd enam jää ja lumi, vaid on hoopiski pilved. Samamoodi ka siin satelliidi lahutus määrab ära selle, mida me seal pildil täpselt näeme ja suurte satelliitide piltidelt ei õnnestu meil eristada puid või väikesid veeniresid, kuid nende jälgimiseks on olemas teised meetodid ja maapealsed süsteemid, kaasa arvatud ka näiteks droonid, kui on vaja neid objekte jälgida. Satelliitkaugseire eelis ja ülesanne ongi eelkõige saada infot suurest alast ja väga kiiresti. Näiteks on võimalik satelliidipiltidelt välja arvutada kogu Eesti metsakaart. Siin rohelised alad on siis need piirkonnad, kus metsa on rohkem ja kollakad alad on siis need, kus metsa on vähem. Ja selline kaart, kui seda teha nüüd kas siis iga-aastaselt või kas või igakuuselt, aitab meil paremini kursis olla, milline meie metsavaru üldse on, missugune tema seisund on, missugune tervis tal on ja mis siis, et me ei suuda siin iga puud määrata. Täpselt samamoodi on võimalik sellises mastaabis iga puu jaoks kasutada teistsuguseid meetodeid. Sellel näitel siin on
Läänemeres väga sageli toimuv sinivetikate massiõitseng. Ja ühelt pildilt on praktiliselt korraga võimalik saada kogu Läänemere katvus õitsenguga ja selle järgi siis ka prognoosida, et kuhu sellised massilised vohamised liiguvad või kui sageli nad üldse juhtuvad ja mis teised protsessid seal taga on. Kasutades õigeid algoritme, õigeid arvutusmeetodeid, mida teadlased on varakult juba enne välja töötanud, on võimalik näiteks saada ka Läänemere vee läbipaistvuskaart. See, kuidas vesi läbi paistab, sõltub tegelikult sellest, millised vetikad seal kasvavad, missugused lisandaineid seal on. Ja siin kõrval on ka mõned näited selle kohta, kuidas Peipsi järves vee läbipaistvus muutub erinevatel kuudel. Näha on, et oranžiga märgitud Pihkva järve pool vee läbipaistvus on tunduvalt viletsam kui siin ülemises vasakul servas näha Peipsi järve avaosa vesi, mis on puhtam ja selgem. Samamoodi on näha, kuidas näiteks üks hästi halva vee läbipaistvusega piirkond on Leedus Klaipeda piirkond. See kollasem kolmnurkne osa näitabki siis, et väga suur erinevus võib olla väga väikeses piirkonnas. Radarsatelliidi pildilt Sentinel-1 on üks esimesi pilte, mis üldse selle satelliidi poolt Eesti kohta on tehtud, siis kui ta tööle hakkas aastal 2014, 4. oktoobril. Ja siin on päris hästi näha siis Eesti kaevanduspiirkonnad ja see tume siis Narva veehoidla. Sellelt radarsatelliidilt tehtud pildid on selle poolest ka veel erilised, et radariga võib päris hästi näha ka öösel ajal või siis läbi õhukeste pilvede. Väga tähtis on saada informatsiooni globaalselt üle maakera ja näiteks on võimalik siis globaalselt saada infot maakera õhusaaste kohta või siis ka veepinna temperatuuri kohta. Kõik me teame, et ilmatingimused sõltuvad ju sellest, milline on õhutemperatuur, milline on suurte veemasside temperatuur, kuidas nad liiguvad. Ja sellised satelliitidelt üle terve maakera saadud pildid annavad väga olulist informatsiooni selle kohta. Satelliitidelt on võimalik ka mõõta maakera maapinna temperatuuri, mis omakorda on oluline lähteinfo samamoodi kliima- ja ilmamudelitele, aga annab ka väga vajalikku informatsiooni näiteks põllumajandusrakenduste jaoks. Kokkuvõttes võib öelda, et Maa kaugseire satelliitidelt, kombineerides neid paljude teiste informatsiooniallikatega, nii maapinnal, laevadel kui ka atmosfääris, me saame teha väga palju selleks, et elu maal oleks turvaline, et meie looduskeskkond oleks hoitud ja meie inimeste heaolu oleks tagatud. Aga need rakendused ei piirdu ainult maapinnaga. Samasuguseid meetodeid kasutatakse ka näiteks komeetide uurimiseks, astronoomias taevakehade uurimiseks, aga selleks kõigeks on vaja väga palju pingutada. Me peame looma uut tehnoloogiat, me peame õppima, me peame olema haritud, et aru saada, mida selle informatsiooniga peale hakata. Ja seetõttu kutsungi teid kõiki noori koolilapsi praegu üles. Mõelge selle peale, kuidas me saame paremini oma planeeti hoida ja kindlasti mõelge, kuidas te saate omalt poolt kaasa aidata. Kõike head teile!